Kas Klamoksil oli siin eelmise majanduslanguse ajal ka tõsiselt raskusi ja väljakutseid? No, eks me olid seotud selle ehitusturuga, et mul üks kogemus on endal seljadega. Mis tarkuse kogemus siit kõrva taha võiks panna? Mis praegu tuleks selle analoogia alusel teha või mis on mõistlik? Karlssoni kombel kõigepealt rahu, ainult rahu. Ja terve mõistus, et tol ajal see oli 98 9, need olid meil ikka hästi rasked aastad. Sinna nii nagu ikka tuli veel enda poolt tehtud sellised probleemid juurde, et me just vahetult enne seda laienesime oluliselt. Õigemini läksime uutesse ruumidesse, saime uut tehnoloogiat liisinguga, need kulud olid päris korralikud. Ja siis juhtkond kontsernis vahetus, nii et ja samal ajal numbrid hakkasid nii-öelda rekordaastast, mis oli meil esimene rekord, sellise tipp oli vist 98, kui õieti mäletan. 99 hakkasid aasta algust need numbrid hästi kiiresti erinema eelmise aasta numbritest, et ega siis läks asi keeruliseks. Et aga mis oli hea, muidugi see on nüüd võib-olla mitte iga kord rakendatav, aga asju, tähendab, minul õnnestus see asi maandada sellega, et mul oli väga hea selline avameelne ja asjalik side kontserni peadirektoriga. Ja see oli, huvitav oli see, et need teise ešeloni, ütleme, tema asetäitjate tasand siis kontserni juhtkonnas, kes siis otseselt tegeles ka Eestiga. Siis need olid muidugi leilis, need nõudsid igast action plaane ja kõike muud. Ja instrueerisid mind igakülgselt, et mida peab tegema, nende arusaamist mööda. Seal üks selline instruktsioon on selles olukorras Põhjamaades nagu tänagi. Iga päev tuleb uudiseid, nüüd küll on nad targemaks saanud, et nüüd saadavad sundpuhkusele. Vallandamine on tõesti viimane. Tol ajal oli see ameeriklaste mõju minu arvates seal suurem, et seal nõuti pidevalt, et vähenda koosseisu. Ja seda mulle meeldinud teha. Aga see, et suure kontserni ettevõtte olite, see võimaldas ikkagi seda, et oli natukene mahedam see müts või mitte? Ei, mitte. Üks rahas vastupidi, nagu ma ütlesin, et meil oli just rekordaasta selja taga. Ja ootused olid kõrgel seoses veel laienemisega või äsja toimunud laienemisega. Et sellises olukorras ega ma ei kadesta tagantjärgi enda positsiooni, ei kadesta ühtegi teist juhti, kes